Maaelujutud. Tere, hea kuulaja! Täna räägime maaelujutte ja selles valdkonnas üritame rääkida huvitavate inimestega maaelu arengust. Täna on meil külaliseks Enno Must, Jäneda Mõisa OÜ direktor. Ja räägime täna nii Jäneda Mõisast, OÜ-st, kui ka teistest asjadest, mis siin toimuvad. Ja ma tean, et sa oled paljudele asjadele keskpunktiks siin. Enno Must, kes sa oled ja kas sa oled siit Jänedalt ammu pärit juba? Räägi endast paar sõna. Aitäh kutsumast ja aitäh kõnetamast, et mina ise olen tegelikult sünnipoolest Viljandimaa inimene ja tulin siia just ennist arvutasin ikkagi juba nii kaua aega tagasi, et ma pole nii vanagi, aga et tegelikult on siis lihtsam öelda, et ma tulin siia 86. aastal ja Jänedale jõudmise toredaks põhjuseks oli see, et toona oli ju kõrgkooli lõpetamisel selline suunamise klausel oli lõpetamise juures ja minu abikaasa suunati Jäneda siis sovhoostehnikumi toona matemaatikaõpetajaks peale ülikooli lõpetamist või siis toonase pedagoogilise instituudi lõpetamist. Ja ega siis nii nagu ikkagi varem otsigi naist ja siis koos naisega saabusin siia Jänedale ka mina ja sest ajast saadik olen siis nii-öelda Jäneda inimene ja oma tööd ja tegemised selle kohaga sidunud. Küsin kohe juurde, aga mis koolid sa ise siis lõpetasid? Mis on sinu hariduslik taust? Minu hariduslik taust on nagu Tootsi peenar, et olen õppinud Põllumajandusakadeemias, see jäi paraku lõpetamata, tulid elu ja lapsed tulid peale niimoodi, et tellel hetkel jäi see lõpetamata ja siis, kui omal ajal nüüd mõni aeg tagasi tütar läks õppima Tartu Ülikooli ja läksin temaga koos dokumente sisse viima ja viisin ka ise oma dokumendid sisse. Nii et mina olen nüüd, veel on see lõpetamata, ütleme, et seal on vaja üle koera saba saada, aga olen siis veel lisaks õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu. Selline kirju elu, aga mis tõi sind Jäneda Mõisa juurde? Jäneda Mõis kuulub siis valdkonda maaturism. Mis siin veel, kuidas see kõik algas? No sellel on selline natukene pikem eellugu, ehk siis, et kui Jäneda sovhoostehnikumi aeg sai ümber, ma ütlen peast, oli see 90. aastal ja moodustati toona siis selline riigiasutus nagu Jäneda õppe- ja nõuandekeskus. Ehk siis selle baasiks oli Jäneda sovhoostehnikumi selline kogemus, teadmised ja inimesed ja sellest siis moodustati Põllumajandusministeeriumi poolt taluliidu selline nõuandekeskus, kus siis hakati arendama konsulentteenistust, mille üheks nii-öelda käivitavaks jõuks oli siis Põllumajandusministeeriumi ja Taani rahvusliku nõuandeteenistuse vahel sõlmitud leping, millega siis Taani siis talupidajate liidu nõuandeteenistus tuli eestlastele appi seda looma, käivitama. Ja selle keskuseks sai siis Jäneda ja Jäneda sovhoostehnikum, kuna siin olid olemas nii ruumid kui ka vägagi oluline osa inimestest, ehk siis kes seda nõuandeteenistust hakkasid käivitama. Ja selles Jäneda õppe- ja nõuandekeskuses siis minule
pakuti tööd kui välissuhete osakonna juhatajale, ehk siis seesama Taani spetsialistidega suhtluse selline hoidmine, vahendamine, lisaks sellele olid ju veel teised partnerid, soomlased ja rootslased peaasjalikult ja ka norrakaid, ning siis omakorda veel selle sama koostöö raames Läti ja Leedu analoogiliste nõuandekeskustega niisuguse esimese suhtluse hoidmine ja koordineerimine. Mis aastatest me räägime praegust? 90, 91, 2. Ikka siis kui päris alguses? Kohe ikka päris algusest, jah. Ja kui kaua siis see amet sul kestis? Ja millal me siis Jäneda mõis OÜ-ni jõuame? See läks, ütleme nii, nagu see nõuandeteenistuse loominegi ju elas läbi mitmeid niisuguseid sünnitusvalusid ja raskusi ja ka siis neid kasvuraskusi, ehk siis seda süsteemi reformiti aastate jooksul mitmeid kordi. See on selline pikem jutt, millesse võib-olla ma väga ei tahakski nii-öelda sukelduda, kuna see läheb meie nagu sellest peateemast kõrvale, aga ütleme, et selle sama tegevuse kõrval tuli teemaks ka talupäevade korraldamine, mis on üks nii-öelda selline punkt, millega mina olen moel või teisel seotud ju ikka üsna kõvasti. Aga selle tegevuse sees olles, kui see välissuhtlus jäi omakorda natukene ütleme, et siis programmide lõppedes vaiksemaks, tekkis ka võimalus ja vajadus tegeleda natukene ka majandustegevusega, ehk siis meil sellest samast hoonekompleksist johtuvalt on kasutada ja üsna suur ruumikapatsiteet. Ja selle peale siis tekkis idee, et seda võiks ju kasutada, esialgu oli see sama talupidajate koolitamise jaoks tingimuste loomine, selle pealt jäi ressurssi üle, siis saab sinna võtta ju ka veel teisi, kellel on analoogilised vajadused, ja selle peale kasvas niisugune koolituskeskuse moodi tegevus, ehk siis me saime ju kasutada seda sama külaliste maja, siis oli meil siin söökla rajatud selles samas hoones ja kõige selle baasil läks see asi niimoodi üsna kenasti käima. Ja kui siis, ma nüüd aastat praegu ei ütle, kui hakati vaatama, et see tegevus läheb nagu ühte külgepidi liiga suuremaks kui nii-öelda selle Jäneda õppe- ja nõuandekeskuse omad põhikirjalised eesmärgid seda tegelikult näevad, et see on nagu olulisemgi. Siis sai see asi ümber reformitud, ehk siis moodustati omaette juriidiline isik, ehk siis juba eraõiguslikul alusel Jäneda mõis osaühing ja tegevus siis, mis moodustas või ütleme, mis puudutas sellist kommertslikku tegevust, ehk siis need samad toitlustamised, majutused, konverentsiruumide üürimised ja kõige selle koos tegemine, see siis viidi üle sinna eraõiguslikku ettevõttesse ja selles mõttes riigieelarveline asutus oli ikkagi oma nii-öelda pulkade juures ja seal vahel tekkisid teatavad koostöövormid, aga ettevõte sai oma tegevusega siis tegeleda juba teisel moel. Sinna juurde siis sai riigilt ära ostetud õppekeskusele mittevajalikud ruumid, hooned, mis tegelikult nende samade põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks ei olnud vajalikud. Ja nii see Jäneda mõis OÜ jalad alla sai. Nii et sa oled olnud päris algusest peale nende arenduste juures ja selles nagu tihe osaline. Ja. Sa nimetasid Jäneda laatasid.
tänaseks on jänedalaatad väga-väga populaarsed ja tuleta mulle nüüd meelde, mitu sul neid praegust siin jooksmas on? Ei ütle. Talupäevad. Ei ütle, sest ma võin eksida. Aga kui ma nüüd vaatan siin abi otsivalt ringi, siis ma arvan, et see vist oli 92. aastal olid esimesed talupäevad. Ja nendega olin mina nüüd tõttu öelda väga vähe seotud või õigemini on öelda, mina olin seotud sedasi, et ma käisin ringi ja vaatasin, mis siin toimub. Et need olid siis korraldatud sellisel viisil, et Talupidajate Keskliit tuli sisuliselt reedel siia kohale ja laupäevaks kutsuti külalised kohale. Ja see sisuline asi oli siin tolle aja kohta üsna tore, siin toimusid kontserdid ja õhtul tantsuõhtu ja päevase tegevuse võib-olla niisugune nael mõningase näituse ja mõningad, siin olid näitused, loengud, aga kõige elavamat liigutamist tekitas suur loos, suur loterii, kus ma ei mäleta, kas see oli siis, mis see pilet maksis, aga loosi selline slogan oli, et kõik piletid võidavad ja iga piletiga võidetud auhind on kallim või suurem kui selle pileti ostmise väärtus, pileti ostuväärtus. Ja peaauhinnaks oli veel traktor T25. See punane, tead sina ka kindlasti seda, selline väiksekene. Teine koht oli, ma ei tea, kas oli kilomeetri jagu kanepiköit. Tohutu suur rull, suurt köit. Ja seal oli veel, aga siis põhiline osa auhindadest olid nisujahu Ameerika Ühendriikidest ja vägagi kirju valik erinevaid seemneid, millest põhiosa oli brookoliseeme. Ehk siis brookoli kasvatus Eesti aedades läks sellest ajast suure mühinaga lahti. Ehk siis tänases Mustatäku tallis oli siis toona nimetati teda Veera laoks. Seal oli selline laohoidja Veera ja tema nime järgi seda maja tunti, see oli Veera ladu. Ja seal oli siis auhindade kätteandmine ja seal oli tohutu järjekord ja ma ei tea, mitu tonni nisujahu seda välja jagati. See oli toona niisugune keeruline aeg, kui Eestisse tuli igasugust humanitaarabi ja see oli siis Talupidajate Keskliidul saadud mingisugune kogus nisujahu, mis siis sellisel moel laiali jagati väikese piletiraha eest, mis oli sümboolne piletiraha. Ja sellega siis rahastati ka seda kogu muud tegevust. Mitu päeva need esimesed talupäevad siis kestsid siin? Oli 1 päev, 2 päeva? See oli selline 1 päev oli see põhitegevus, siis oli need, kes jäid öömajale, siis veel ka telgiti. See oli aeg veel, kui telkimine oli täiesti normaalne. Ja järgmisel päeval vist oligi selline natukene kogumist ja laialiminek, ega seda vist väga pikemat ei olnudki. Aga oli siis ikka selline laadaosa ka, et osteti ja müüdi? No kindlasti oli, aga ütleme, et seda oli siiski tänastega võrreldes ikkagi kohe, ma ei oskagi võrdlust tuua, väga palju vähem. Aga see oligi esimene kord ja neid niisuguseid laatasi tollel ajal oli üleüldse veel taastud, nõukogude ajast olid ju need niisugused ETKVL-i laadad olid ju üsnagi populaarsed, nendega ei olnud midagi võrrelda, seal ei olnud tõesti nimetamisväärselt palju seda. Aga siis pidu läbi, kõik oli väga tore ja see oli ju see talude taastamise aeg. Kui me omade vanaisade, isade talud saame kätte ja nii edasi. Ja rahumajas lubati suure
suure nii-öelda tribüüni pealt, et need saavad olema traditsioonilised. Ning aeg läks järgmisesse aastasse ja mina olin umbes jaanipäeva paiku olin puhkusel, kui siis õppekeskuse direktor helistas mulle ja ütles, et Enno, nüüd on niisugune asi, et ma pean sul puhkuse ära lõpetama ja kutsuma sind tööle tagasi, sest meil on vaja selle aasta talupäevad ise teha. Ja mis aasta see oli siis? No see oli järgmine aasta, ma pakun, siis oli 93 vist. 93. Jah, et Eerik siit aitab mind ja noogutab kõrvalt, et tema on inimene, kes ilmselt on kõiki neid filmid ja pildistanud ja selle tõttu teab ja mäletab, aga ehk siis alustasingi nullist, kuna talupidajate keskliit ütles, et me anname selle nüüd siis jänedameestele teha ja tehke. Ja see tähendas seda, et ma võtsin siis, toona olid need sellised kollased telefoniraamatud, suured ja paksud. Leidsin sealt siis põllumajandustoodete müüjaid, oli mingisugune loetelu ja nende läbihelistamine oli siis minu lähimate nädalate töö. Kuidas suhtuti? Oli neil midagi müüa? Või tahtsid nad midagi osta? Ja naa, ütleme, et see oli, kui me ütleme, et see oli 93. aasta, õnneks inimesed unustavad suhteliselt ruttu, millised need ajad olid. Kui nüüd püüda seda meenutada, siis need ajad olid tegelikult ikkagi üsna keerulised. Täna me seda väga hästi enam ette ei kujutagi. Õnneks läheb kiiresti meelest ära. Aga ütleme niimoodi, et lõpptulemusena oli mul ikkagi siis Jäneda staadioni peal. Staadioni ring, mulle millegipärast meenub, et oli täis. Ma ise muidugi natukene kahtlan, et see ring täis oli, aga ütleme niimoodi, et ega piinlik ka ei olnud. Aga kes ostjad olid? No ostjad olid ikka kõik need samad meie talunikud nii-öelda, ehk siis talude loomise aeg oli, nagu ma kordan. Et teavitus käis valdavalt ikkagi talupidajate liidu kaudu, maakondlike talupidajate liitude kaudu. Nemad organiseerisid siis, et need külalised tuleks, sest muud reklaami me tegime üsna väga vähe. Ja neid külastajaid, tegelikult ikka tuli neid muid ka, ütleme, aga siis ju õhutatigi võtta sugulased, sõbrad ja tuttavad kaasa. Ning ma usun, et see oli nii palju hästi õnnestunud see päev siis, või need päevad meil 2 päeva, et selle peale öeldi, et see on ju palju parem. Ja nüüd nii tehkegi. Ning sealt tema edasi läks. See siis juba oli selge, et ka 94. aasta omad on meie enda teha ja see andis natukene niisugust võimalust veidi enamat ette valmistada, hakata neid suhteid ettevõtetega looma varem, ehk siis mitte nüüd 6 aega ette, et helistad ja ütled, et kuule, meil on selline mõte, tulge ja makske meile raha ja tulge siia müüma. Aga et see situatsioon oli siiski nii palju teistmoodi toona, et neid müüjaid kerkis või tekkis tegelikult üsna tublisti. Selles väga nagu probleemi polnudki. Ja müüjatel oli väga vaja neid ostjaid ja ostjad, need potentsiaalsetel ostjatel ei olnud veel üldse absoluutselt raha, millega osta. Ehk siis mõneti see aeg oli ka sedapidi, kuidas öelda, selline eriline, et need talupidajad, kes olid alustanud oma tagastatud maadel uuesti talupidamist, olid ju väga erinevad inimesed. Mõned olid need, kes olid tegelikult oma talumaadel elanud kõik selle aja, olid töötanud sovhoosides, kolhoosides,
kellel oli aia taha heki äärde ritta pandud terve rida traktoreid juba koos kõikide riistadega ja kõik oli valmis, ainult mine ja pane tööle. Ja samas olid ka niisugused inimesed, kes tulid linnast täis indu ja tahtmist, oled sa kooliõpetaja või poemüüja, mina hakkan oma isa talude peal nüüd ehitama Eesti talu. Aga ei teadnud asjadest ei öödegi mütsi. Aga neil oli tahtmine, entusiasm ja soov. Ehk siis kui need soovid seal kuidagi talupäevade ajal kokku viia, ma ei tea, mismoodi see seal küll käima läks, aga fakt oli see, et ega mul järgmistel aastatel neid müüjaid sinna väga raske saada ei olnud. Sest tegelikult enda näitamine nendel ettevõtetel enne internetti, enne kõike seda, mis meil täna on selline iseenesest mõistetav, see võimalust väga palju rohkem ju ei olnudki. Sa pidid ennast näitama. Ja neid ettevõtteid tuli ikkagi juurde ka, tekkisid juba suurte rahvusvaheliste firmade esindused Eestis, oma traktorite ja atrade müüjad ja niimoodi see toimis päris ilusti kenasti. Küsin siia vahele, et mäletan isegi selliseid Etekavelli laatasid ja selliseid, et kas võib öelda, et tegelikult selline kauplemine läks nagu üsna sujuvalt edasi, sest seda rahvast, kes ja neid väiketootjaid, vahel ka suuremaid, kes ju peaosaliselt laatadel oma kaupa turustavadki, neid on ju tänaseni päris arvestatav number. Ütleme nii, et ega see sellise kauba liikumine, mis sa saad kohe teha tehingu ära, et ma võtan taskust rahakoti, maksan selle küsitud summa ja võtan kauba kaasa, ega seda esialgu ülearu palju ei olnud. Aga millega kaubeldi? Ütleme, et see kauplemine oligi pigem selline oma kauba näitamine ja siis ehk millal kunagi jõutaks ka selle tehinguni. Ehk siis ega siis, kui ettevõte tuleb oma traktoritega siia välja, siis ta on nagu, see oli toona ikkagi natukene selline laada ja messi vahepealne selline sümbioos. Ehk siis, et me näitame kaupa ja siis ükskord, kui tingimused vastavad, ehk siis toimub ka see nii-öelda rahaliskaubaline tehing. Küll tekkis aga sellele nii-öelda talupäevadele üsna pea juurde selline eraldi küla, ehk siis selline see Istanbuli turg nii-öelda, kuhu siis võt selline dressipüksid ja kalossipaarid ilmusid ja millest siis kasvaski välja ka selline nii-öelda kohe kaubavahetusega toimiv tegevus. Toitlustamine tekkis sinna juurde ja selle najal või selle toitlustamise korraldamise vajadusest tekkis tegelikult meil ka Mustatäku tall. Ehk siis see on koht, kuhu oli vaja vihmakindlalt panna inimesed sööma. Ehk siis, et vett peale ei sajaks, sattus ka olema vihmasemaid ilmasid. Enne tehti seda kõik lageda taeval, supikauss oli näpu vahel ja heal juhul sai selle toetada ajutiselt tekitatud sellisele lauale. Aga inimeste soovid ja ka võimalused ju paranevad ja sai siis selleks hooneks kohandatud Mustatäku tall, millest näete, täna on saanud niisugune üsna tuntud koht juba. Ehk siis ega ei tulnud need asjad ju niimoodi ühe korraga kõik, vaid ikkagi jupikese haaval aastast aastasse sinna juurde sai lisatud erinevaid selliseid nähtusi nagu nimetame siis künnivõistluste lisamine talupäevade kavasse. Ehk siis Eestis selgitati välja Eesti künnimeister või siis Jänedal selgitati välja see künnimeister, kes siis sõitis maailmameistrivõistlustele.
Siis oli aeg, kui me lisasime sinna juurde veel tõuloomanäituse ja ütleme, et see turg läks ka selles mõttes Eestis paremini käima, et tekkisid ju Türile tekkis Agro, Tartusse siis need samad Tartu näitused ja mis siiamaani nüüd ütleme ainukesena Eestis sellisel moel seda maaelu näitust peab ja et elu teebki läbi olulisi muutusi ja kui toona, kui oli siis Tartu Agri või Tartu, Türi Agri ja Jäneda, siis olid 3 sellist suuremat maaelu tutvustavat laata või messi, kuidas iganes teda nimetada ja siis toona meil olid, mäletan, olid traktorimüüjatega kaasas ka ühed sakslased, siis nii-öelda tehase esindajad need siis ütlesid, et suures Saksa riigis niisuguseid, ütleme, üleriigilisi, mastaapseid, see on ka, muidugi peab arvestama Saksa riigi mastaapides, korraldatakse ka mitte igal aastal, vaid üle aasta. Ja teil toimub igal aastal 3 tükki, et kuule, kas siin midagi valesti ei ole. Ja eks see kiiresti muutuski, ega tänapäeval ju ei ole ju probleemi seda, et talumees ei saaks traktorit osta, ei saaks kombaini osta või lüpsiseadmeid. Tänapäeval on ju niimoodi, et iga traktori müüja, iga lüpsiseadmete müüja ettevõte teab, kui üks talumees mõtles, et ta tahab uut traktorit osta ja järgmisel hommikul on seal tema talu väravas neid 3 tükki rivis, et sa mõtlesid. Ehk siis olukord on nüüd täielikult muutunud teisipidi. See on tegelikult ju hea ja tore. Ega siis, kas me tahaksime, et oleks vastupidi? No ei taha. Ja sellepärast on ka need talupäevad teinud läbi sellise muutumise, et nad ei ole enam täpselt sellised nagu 93. või 95. aastal. Ja külastajate hulgas ei ole ju sugugi enam mitte valdavalt taluinimesed, peremehed, perenaised, lapsed, vaid eelkõige need, kes tulevad sealt Mustamäelt ja Viimsist vaatama, mismoodi seal see maarahvas elab ja väga tore. Tulevad nemad ja saavad natukene kogemuse võrra targemaks ja võtavad siit midagi ehedat kaasa ka. Kas praegust nende talupäevade arengu juures on ka mingisuguseid mõtteid, et kuhu suunas nagu liigute, kas jätaks midagi ära, võib-olla ka isegi ütleme, kui mõni teine koht tahaks täna hakata veel tegema mingisugust laata, siis kas, millele ta peaks kõigepealt mõtlema, ütleme täna, me neid 90-ndaid ju tagasi nii ei saa. Ei kindlasti mitte, aga ütleme, et ega neid analoogilisi üritusi või ettevõtmisi on ju tegelikult üsna palju, ega siis Eestis on laadakalender võtta lahti ja on üsna pikk. Aga rahvast tundub, et jätkub. Järelikult on midagi tehtud õigesti ja eks seal ka neid, kes on nii-öelda tulnud, teinud 3 aastat ja ära kadunud on ka. Aga huvitav, miks nad ära kadusid? Kas sa oskad järelikult analüüsida? Ei tehtud kõik õigesti. Aga et ma arvan, see on ka normaalne. Mis on need mõned võib-olla need tüüpilised vead? Kas ollakse liiga sinisilmsed, tahetakse liiga kiiresti saada kasu, ei osata suheta klientidega, ostjatega, müüjatega või on siin veel mingisugused, ma ei tea, halvad aastad või? No ilmselt kõik need, mida sina loetlesid ja 3-4 korda veel nii palju teisi ka peale. Aga ütleme, et ega siis mina olen seda püüdnud defineerida sellisel moel, et kui minu kliendid on rahul, ehk siis minu kliendid on kes? Minu kliendid on need, kes tulevad ja müüvad ja minu kliendid on need, kes tulevad ja ostavad. Ja kui
püüd saavutada seal vahel niisugust tasakaalu, et müüjad on rahul siis, kui ostjad on rahul ja ostjad on rahul siis, kui on müüjad rahul. See on selline kuldlõige, aga kui seal püüda seda teatavat tasakaalu hoida, siis ma arvan, et on midagi õnnestunud. Et ei saa olla ju niimoodi, et müüjad tulevad kohale ja nad on rahulolematud. Ehk siis nad on rahulolematud, kui ei osteta. Nii ei ole võimalik laata teha. Nad järgmisel aastal enam ei tule. Ja ostjad, kui nad tulevad järgmisel aastal uuesti, no siis ei olnud ju väga valesti midagi. Ja nii palju inimesi nüüd nii-öelda otsesõnu öeldes kuidagi nagu haneks tõmmata, et ma ütlen, et on tore asi ja nii palju inimesi aastast aastasse siia tuua ei saa nii-öelda valedel alustel, eelustel. Et küllap siis on midagi õigesti tehtud, sest valdavalt on meil inimesed, kes on korduvkülastajad. Siin on valdavalt inimesed, kes käivad meil 3 korda aastas ja aastaid järjest. Siis peab siin midagi olema, sest lõppude lõpuks täna tõepoolest sa võid osta ükskõik kust peaaegu mida, sa ei pea selleks sõitma Jänedale või kuskile kaugemale. Kui oluline on olnud ütleme, see kultuuriline osa, mis te olete siin ka nende Jäneda talupäevade ajal pakkunud, et midagi on sellist veel, mis inimesi nagu kõnetab? Eks ta on niisugune nagu liim nende nii-öelda päris asjade vahel, sest kui püüda teha ainult sellega, mis on nüüd konkreetselt kuidagi ettevõtte seisukohast nii-öelda see kasumlik või otstarbekas ja jätta kõik ülejäänud, mis ei ole kuidagi otseselt vajalik ära, siis tegelikult hakkavad ju lugema tegelikult väikesed asjad, pisiasjad. Saatan peitub tihtilugu pisiasjades. Ükskõik, kuidas me seda vaatame ja kui neid pisiasju ka püüda teha nii-öelda mõttega ja nii-öelda selline kliendi poole vaadates, siis tegelikult need väikesed asjad on ka need väikesed emotsioonid, ehk siis seesama kontsert, kui seal meie välilaval läbi 2 päeva esinevad kohalikud, nimetame neid taidlijateks, harrastajateks, kuidas iganes, ja sinna vahele ka sellised nimed, mis ütlevad väga paljudele veel midagi või on ta siis laulja või tantsija või kes iganes, siis see annab nagu selle mingisuguse liimi või sellise siduva elemendi sinna juurde ning lõpptulemus jällegi inimene on see, kes oma jalgadega hääletab. Siiamaani on see meil vast õnnestunud. Suur tänu, Enno, selle väga huvitava laada arengu ajaloo eest. Aga et jõuaks veel rääkida paaril teemal, jätkan kultuuriga. Pullitalli teater on selline asi, mis tekkis siia mis aastast? Jällegi keerulised küsimused, aga ma pakun, et see oli 2010 või 2011, ma nüüd võin vähe eksida, aga see on juba väike eksimus. Ja teatreid ei ole meil Eestis mitte vähe, aga siin on olnud täissaalid vist algusest peale. No on olnud erinevaid, eks ikkagi teatri tegemine on ju teatav selline natukene selline mina nii väikese kogemusega, ma ei võiks sellel teemal üldse rääkida, aga siiski, et kui hakkad etendust looma, siis see on selline tundmatus kohas vette hüppamine ikka küll. Aga need esimesed 10 aastat peaaegu siis, mida Pullitalli teater toona tähendas seda, et
meil oli siin väga tore koostöö ühendusega Raam ja Raami mehed tõid siia siis etenduse kohale, ehk siis Jäneda mõis pakkus neile seda teatrisaali ning seda nii-öelda kohta kui sellist, kus see etendus lavale tuua. Ning sinna juurde siis seda nii-öelda teatri jaoks olulist asja nagu puhvetit ja kõike seda muud, aga Jäneda mõisa osa sellega ka piirdus. Ehk siis Raami mehed tulid, tegid siin etendusi suve jooksul, siis neid 10–20 ja sellega see roll piirduski. Ja niiviisi see jooksiski, kuni siis me mõisas endas siin Jänedal mõtlesime, et miks see nii peab olema, et siis teised tulevad ja teevad siis meil Pullitali teatris etendusi, et kas äkki me saame ka ise sellega hakkama. Ning üks asi viis teiseni ja kui siis Raami mehed ühel aastal teatasid, et neil praegu jääb järgmise aasta suvi vabaks, et neil ei ole nii-öelda seda ideed või niisugust õiget etendust sinna suveks pakkuda, siis arvasime meie, et selle olukorra võiks ära kasutada ja kuna koha tutvustamisega teatrina oli tehtud ära ikkagi üsna oluline töö, siis kasutaks selle ära ja teeks sinna peale nüüd oma. Ja kuna minu keskkooliaegne klassivend on Tätte Jaan, siis tegin Jaanile ettepaneku, et kas sa ei võiks kirjutada meile ühe tüki. Jaan natukene mõtles ja ütles, et miks ei, et ta polegi tükk aega kirjutanud. Ja üks asi veel, seal oli üks selline käivitav lõik oli tegelikult siin vahepeal veel, et vahepeal toimusid Jänedal siis filmi Tõde ja õigus võtted. Ehk siis võttegrupil oli vaja Järva Madise kõrtsi sisestseenide jaoks võtteplatsi ja lõpuks jõudsid nad Jänedale ja tegid siis sinna meie teatrisaali kõrval olevasse, toona üsna rääbakas olekus selline sodiladu. Me tegime selle sodilao puhtaks ja nemad rajasid sinna siis selle võtteplatsi kõrtsi sisevaadete tegemise jaoks. Ja minu mõte oli, et me suurt saali nüüd ei hakka siis ometi oma selle tagasihoidliku ambitsiooni koha pealt, me ei jõua seda ära täita, et teeme seal väikeses saalis. Teeme sellise kõrtsi tüki, ehk siis minu mõte Jaanilegi oligi, et tegevus toimub kõrtsileti taga. Publik istub seal saalis laudade taga, võib-olla on ehk ka midagi nina ees, nagu kõrtsis peaks olema. Ja etendus toimub seal. Ja ütleme, et väikene saal, sinna palju inimesi ei mahu, palju pileteid ei müü ja kõrtsilaua taga mängib 2 inimest. Jaan oli nõus. Natuke aja pärast Jaan helistab ja ütleb, et 2 on vähe, sealt ei tule nagu seda lugu ei tule välja. 2 inimest on vähe, on vaja rohkem. Pane 3. Kirjutab natuke aja pärast mulle, et 3 oli vähe, ei tulnud, tuli 5. Ehk siis on keeruline saada head tükki, kui on vähe näitlejaid ja lõpuks, kui lugu valmis sai, oli 6. Ehk siis tuli 6 inimesega ja siis oli minul selge, et me selle väikese saaliga seal ei mängi kuidagi välja, lihtsalt ei tule rahaliselt ots otsaga kokku.
ning ülejäänud on juba selline tore rääkida, et kui me siis selle uudisega avalikult välja tulime, et Jaan Tätte kirjutab tüki ja jänedal Gerda Kordemets lavastab ja Andrus Vaarik on peaosas, siis piletilevis olid enne esietendust olid pooled piletid müüdud. 15 etendust suve jooksul ja enne esietendust pooled piletid müüdud. Teil olid Eesti mõistes tipptegijad, aga kas lõpuks jäite plussi või tuli miinus? Jaa, see tuli kenasti plussi, sest peale esietendust olid ka kõik ülejäänud piletid müüdud järgmisel päeval. Ehk siis me tegime niisugust natukene veidikene ajalugu, mida taheti meie käest küsida, et kuidas te seda tegite ja minu käest küsiti retsepti. Palun retsepte, aga eks siin mängis muidugi selle asja juures tegelikku rolli. Absoluutselt mitte mina, vaid see, et ikkagi Jaan ei olnud üle 10 aasta kirjutanud ühtegi tükki. Ja see oli see uudis, mille peal lugu läks lendama. Ja loomulikult, et Argo Aadli ja näitetrupp oli ju tore. Mitu etendust tänaseks on, mida Jäneda mõis on ise produtseerinud, mille taga sina oled ise seisnud? Nimeta need etendused. 3, ehk siis oligi see sama Jaan Tätte Õnnelik tund, mida mängisime 2 aastat. 2 aastat kõik etendused välja müüdud täissaalile. Siis oli meil küsimus, et nii ükskord õnnestus, teeks teist korda ka, aga selleks hetkeks oli välja tulnud Varraku kirjastusel raamat prantsuse kirjaniku sulest, Aleksandra Lapierre'i sulest, Muura leegitsevad mälestused. Ehk siis raamat kirjutatud prantsuse kirjaniku poolt, mis jutustab Jäneda mõisaproua ääretult huvitava loo. Ja see raamat oli olnud Varrakul müügitabelite tipus. Ja me tegime ettepaneku Linnateatri toredale inimesele Kristiina Jalastole, et tee selle raamatu järgi meile dramatiseering. Ja me kõik ilusti küsisime ka raamatu autorilt loa, saime selle kenasti, sest Aleksandra Lapierre käis seda raamatut kirjutades ka meil külas. Väga tore naisterahvas, kes tegi seda tööd ülimalt suure pühendumisega. Ja loomulikult siis tulemus oli hea ning Kristiina poolt dramatiseering oli samuti väga hea. Ja selle etendusega me kordasime seda lugu. 2 aastat, 30 etendust, kõik välja müüdud. Ehk siis see oli meie teine produtseering. Ehk siis niimoodi jätkata muidugi lõputult on naiivne arvata, et kõik läheb ülima niisuguse libedusega, et siis me jõudsime tagasi järgmisteks aastateks või järgmiseks aastaks jõudsime tagasi aga Jaan Tätte juurde ja võtsime tema ristumise peateega nüüd natukene teistmoodi, ehk siis me keerasime seal osaliste vanused natukene pea peale. Aga seda me teisele aastale ei lähe nüüd, nii et selleks aastaks on meil plaanis tulla lavale ühe väga kuulsa autoriga. Et see on nüüd esimene kord, kui sellest kõvasti rääkida, töö on alles väga toores, aga me tahame tulla lavale Jules Verne'iga. Ehk siis Jules Verne'i nimi ütleb, ehk siis meie põlvkonna inimestele vähemasti ilmselt väga palju, tänapäeval ma ei ole enam sugugi nii väga kindel,
aga kuulus Prantsuse kirjanik siis 19. sajandi, 20. sajandi vahetuselt tohutult palju lasteraamatuid või siis noortele kirjutatud raamatud, alates kõikidest kapten Granti lastest ja saladuslikust saartest ja 20 000 lüüd vee all, näiteks võiks jätkata, aga ta on ka kirjutanud täiskasvanuile ja kirjutanud raamatu, mis räägib Eestist. Ehk siis see on pealkirjaga Juhtum Liivimaal, mis räägib ühest mõrvaloost Pärnumaal olevas kõrtsis. Ja me tahame selle tükiga tulla Jänedale, see on nüüd reklaami algus siin meie podcastis, aga et näeme, kuhu me jõuame sellega. Algus tehtud. Suur tänu, Enno Must. Üks teema, mida võib-olla veel siia lõppu väga kiiresti puudutada, on Jäneda ja Urmas Sisask. Et te tegite festivali, Urmas Sisask hiljuti meie hulgast lahkus, äärmiselt andekas helilooja, selle kohaga tihedalt seotud ja saan aru, et ka need festivalid või need mõtted liiguvad edasi, et teda siin nagu mälestada, siduda teda selle kohaga. Jah, ütleme, et Urmasega, kui nüüd Urmas tuli Jänedale aasta varem kui mina, 85. aastal ja Urmase selline kohalolek läbi nende aastate oli aeg-ajalt ikka tuntav, sest Urmas ise pidas Jänedat väga oluliseks ja tema siin loodud muusika, tema siin loodud looming on tema loomingu paremiku hulgas. Ja kui nüüd aegade jooksul me tegime Urmasega koostööd sellise kontserttegevuse osas vägagi tihedalt, ehk siis need samad väikesed Tähetorni kontserdid, kus sinna ruumi mahub 25-30 inimest maksimaalselt, need olid väga erilised, sest Urmas, kui kannab ette oma muusikat, on ikkagi natukene teistmoodi kui pianist suure saali laval kannab ette teise kirjutatud muusikat. Ja Urmase kontserdid olid ju niimoodi, et nina oli tegelikult ju vastu klaverit. See tunne seal, rääkimata sellest tema loodud keskkonnast, sellest tähistaevast, see oli natukene nii palju eriline, et nüüd, kus Urmast enam meie hulgas ei ole, siis see vajadus, nagu meil selle kontserdisarja pealkirigi on, kummardus tähtede taha. Kummardus Urmasele, et anda ka neile, kes sellest osa toona ei saanud. Seda erilist tunnetust, mis Urmase muusika vastuvõtmine tekitab, seda on vaja nii meile kui ka Urmasele seal, et ta teab, tema töö kestab veel. Suur aitäh! Väga palju teemasid oleks siin veel arutada, rääkida, täiesti eraldi teema oleks kogu see Muura teema ja nii edasi, aga imetlusväärne mõnes mõttes, et Jänedal on olnud ka palju sellist ja selles arengus on olnud nagu nii-öelda õnnelikke hetki, õnnelikke kokkusattumusi, aga siin peab olema ka head vaistu ja julgust, et neid ära teha. Nii et mul on hea meel, et sul on olnud seda julgust ja seda pealehakkamist. Suur tänu tänase huvitava vestluse eest, edu jõudu sulle ja Jäneda tegemistele. Kindlasti kohtume veel. Sellega täna tõmbame otsad kokku. Kõike head ja kohtumisteni järgmistes maaelu juttudes. Aitäh!